Sõda Ukrainas ei peeta vaid rindel. See on pidevalt taustal sireenide, pimeduse ja teadmisega, et kõik võib hetkega muutuda. I've been in many wars before, in Africa, in the Middle East, in the Balkans, in the far or the South America. So this war is a little bit different because it's a cold-blooded war, you know. It's really terrible, and we need all the help that we can get. Look at the memorial thing outside. There's thousands of young people who are 18, 19, 20 years old who dies for absolutely nothing. Just nii kirjeldavad olukorda inimesed, kes on Ukrainas korduvalt käinud ja näinud sõda väga lähedalt. Kuid lisaks relvaabile vajab Ukraina ka teistsugust tuge. Tuge, mis aitaks riigil majanduslikult püsima jääda. Ukraina ettevõtted on praegu kimpus nii mõnegi probleemiga. Elektrikatkestused, mis iga päev ja pidevalt juhtuvad, logistikaprobleemid, samamoodi ekspordipiirangud ning ka majandussurutis on vaid mõned nendest näidetest. Sõja eest on riigist lahkunud ligi 8 miljonit inimest. See tähendab tööjõupuudust, katkestatud tarneahelaid ja raskusi ettevõtete ellujäämisel. Eesti toetab Ukraina ettevõtteid teadmiste ja oskustega läbi arengukoostööprogrammide, mida veavad muuhulgas Vision Est Instituut ja Estev. Vision Est Instituut on Ukrainas läbi viinud 13 arenguprogrammi. Üle 150 ettevõtte on tänu neile sisenenud uutele turgudele ning enam kui 40% on saanud tuge eksporditegevuste planeerimisel ja kasvatamisel. Honestly telling you, I had never ever heard in my real life, current life, about so much support, especially for the small entrepreneurs. And thanks to Estonia, to Estonian people, you help us a lot, and I'm grateful for this experience with the Born Global project, which I participated with my whole pleasure and with my whole soul in it. Yes, so a lot of countries and organizations gives their grants and financial support and educational support. So if you want, you will do. Restoranid ja kohvikud töötavad ning kuigi välisturism pole endisel tasemel, püsib siseturism elujõuline. Paljud ukrainlased reisivad teadlikult rahulikumatesse piirkondadesse, et sõjast hetkekski puhata. Ukraina on suur riik ning on ka kaugemaid mägiseid alasid, kuhu pole kogu sõja jooksul langenud ühtegi pommi. Orica, it is the first market that can be influenced by any kind of circumstances. Firstly, it was COVID. We understand that a lot of Orica cafes, restaurants, hotels, they were closed during it and it was difficult. But when the active war started here in Ukraine, it was rather difficult to understand what to do. And what can I tell now that we are very adaptive. Kohanemine on saanud Ukraina ettevõtete ellujäämise võtmesõnaks. Ka käsitööärid on pidanud kiiresti ümber orienteeruma. Kui sõda algas, suleti Lion Leatheri nahatöökoda 2 kuuks. Seejärel hakati tootma varustust armeele, relvavöösid ja muid vajalikke nahktooteid, et võimalikult palju aidata. Kui olukord stabiliseerus, mindi tagasi põhitegevuse juurde, kuid pidev hirmufoon varjutab kogu ettevõtmist. You don't know what will be tomorrow. Today you have all of these. Tomorrow can rocket come or bomb and you don't have anything. Nahatöökoja omaniku sõnul on nad palju vaeva näinud, et oma tooteid eksportida ja seeläbi stabiilsemale turule müüa. Täna müüb ettevõtte oma tooteid peamiselt Etsis ja umbes pool toodangust läheb välismaale. Üks suurimaid murekohti on aga oskustööliste puudus. Inimesed tuleb ise tööks välja koolitada. Nii on olukord ka paljudes teistes firmades. Починаємо з студентами, з дітьми працювати там з 16-18 років, тому що працівників не вистачає. Lisaks tööjõupuudusele mõjutab ettevõtteid ka ebastabiilne elektrivarustus. Paljudes piirkondades on elektrit päevas vaid paariks tunniks ning tootmine toimub generaatorite toel, ka suurtes tehastes. Last year we purchased a diesel generator and this year we invested in solar panels. So our production is quite independent. Et ellu jääda, koolitavad ettevõtted oma töötajaid mitmel ametikohale. Žõtomõri sokivabrikus enamik töötajaid on naised, plaanib tänu Unite for Trade programmile alustada peagi müüki ka Eestis. Ettevõtete kõrval sõltub Ukraina tulevik, aga ka sellest, kas noored näevad siin oma võimalust. Sõda on pannud paljud kaaluma lahkumist, kuid mitte kõik ei ole sellist valikut teinud. I think, of course, of being arrive to another
country, but I consider that I will stay here because it's my motherland. I consider that it's really essential to be here to help our country, to help our economy, and of course it would be really essential to stay here after the war because the economic will be damaged, a lot of houses will be damaged, and of course the country should have good specialists here. Sõda on muutnud Ukrainas peaaegu kõike, kuid mitte inimeste otsust jääda, kohaneda ja edasi tegutseda. See on investeering mitte ainult tänasesse ellujäämisesse, vaid ka Ukraina tulevikku.